See, kelleks ma tegelikult sain ja saada tahtsin, see mõte sai mul hästi selgeks 8. klassis. Ja meil oli terve rida klassiõdesid vendi, kes olid üsna matemaatikaga hädas. Ja siis mulle hästi jälle matemaatika meeldis, võtsime siis õhtuti kamba kokku, istusime koolimajas pikemalt ja lahendasime ülesandeid. Tegin kenasti õppematerjalid ja ülesanded ja lahendasime ja kontrollisin. Ja nii siis terve selle viimase klassi. Ja lõpuks jõudsime nii kaugele, et nemad tegid ilusasti eksami ära ja mina avastasin, et õpetamine on jube lahe. Sellest siis saigi minu elukutse tegelikult. Nii et kui ma lõkku läksin, siis ma muidugi juba teadsin, et ma tahan õpetajaks saada küll. Seal väike kõhklus tuli korra gümnaasiumis sisse, kuna ma vaimustusin programmeerimisest. See oli minu lemmik õppeaine ja tõesti selline hästi loov ja lahe asi. Keskkooli lõpuks tegin laevade pommitamise mänguprogrammi, käisime Tõravere observatooriumis arvutuskeskuses ja koolis oli enda arvutukeskus. Aga ei, ma jäin ikka õpetajaametile truuks ja 10 aastat olin pärast Türil õpetaja juhataja ka ja tegelikult see ongi üks väga äge töö. Minu töös on palju sellist mõttetööd ja inimestega rääkimist, ja siis on hea, kui on mingi selline aeg ja koht, kus sul on oma mõtete setitamiseks ka aega. Et sa mõtled millestki hoopis muust, teed hoopis midagi muud ja kõik selline, ma ei tea, koorimine, tükeldamine, purgi pesemine, kõik see on see, millel ajal saab mõte olla vaba ja omi mõtteid mõelda. Et kui mul on jälle mahti, siis teen aiale tiiru peale ja tunnen ennast mõnusasti siin. Aga üks asi, mis on mind saatnud lapsepõlvest peale, vanaema on meid selleks õpetanud, mulle meeldib metsas käia, marjul ja seenel. Ja kui praegusel hetkel võib-olla marjal käimise aeg on natukene vähem, eks ta nii ajanõudlik ka, siis seenelkäikudest ma ära ei ütle, seal ma lihtsalt pean käima. Ja siis marjade asemel on tulnud koduaia saadused ja neist moosi keetmine. Üks purk seda moosi, mis oli minu võidumoosi sees, paradiisiõun. Ja siin on siis aprikoosõun, nii et need 2 moosi olid ühes purgis koos ja saigi siis see võidumoos, nii et seda aprikoosipaid on mul sedasi eraldi ka täiesti. Ja ühe moosi, mis ma tegin mulkidele ja mulgisaft, see on musta ploomiga õunamoos, selline liha asjade juurde hästi mõnus. Et igal aastal midagi siin on uut jälle tehtud, et ühel aastal siis naabrimehed võtsid kätte ja tegid toreda külakiige, et kes meist ei mäletaks, et kui kooliekskursioonidel sai käia, siis ikka tahtsid selle kiige peale ruttu joosta. Aga eks see põhiline on ikka tehtud Ilmari enda poolt ja iga aasta, nii nagu ütlesid, kui alguses tulime, siis oli ikka 2 tuba ja sanitaarruumid olid valmis, aga kõik need teised toad siis on iga aasta sai järgmine asi valmis ja see suvetuba ja terrass on ka veel hilisemad asjad. Eelmisest aastast all, siin on väike suvetuba, et siis kõigil oleks siis suurtel poistel oleks ka tulevad sõpradega natuke eraldumisvõimalust ja igaüheks siis saab siin toimetada.